Tere hommikust ka minu poolt. Kõigepealt suur aitäh kolleegidele usaldamast minule tänase päeva avaettekanne ja tere tulemast kõigile, kes tulid täna oma alma materisse ja tere tulemast nendele, kes ei ole siin küll õppinud, aga teevad sotsiaaltöö tänuväärset tööd. Minu ettekande teema on tõepoolest põlvkondade leping ja kui seda märksõna guugeldada, siis te satute lausa tsunami alla. Sellest kirjutatakse nii palju raamatut, raportit, artiklit, podcastid, videoloengud, konverentsid, vali mida tahad. Ja meie päevajuht kutsus üles murdma tavapärast mõtteviisi ja ma usun, et ma suudan, vähemasti üritan seda teha. Ma võin olla küll ühte ja teist, aga ma kindlasti ei ole poliitkorrektne, nii et minu vaade heaoluriigile on minu vaade ja seda ei pruugi kõik jagada. Aga ikkagi tuleb küsida, et miks siis on oluline rääkida põlvkondadest ja põlvkondade lepingust nii palju. Ja ilmselt seda kiiret vastust aimasid ka paljud. Statistika ütleb, et Euroopa Liidus langes sündimus 5,4% ja aastaga võrreldes ja see on suurim langus alates aastast 1961. Ja paralleelselt sellega tõusis eluiga 0,8 aastat ja nüüd 81,4 aastat. Eeldatakse, et aastaks 2050 on pensioniealisi ehk üle 65-aastaseid kolmandik ühiskonnast Euroopas ja see on 10% võrra rohkem, kui neid on täna. Nii et need rahvastikutrendid on tõesti fundamentaalsed, võib öelda, et need on globaliseeruvad trendid või nagu nüüd on moes öelda megatrendid ja küsimus on, kuidas ühiskonnad, ka heaoluriigid sellega hakkama saavad. Ja esialgu tundus, et nad ei saa sellega hakkama, kõik olid paanikas, vaadati ülalpeetavuse määra ja teatud õudusega nähti, et see läheb kogu aeg halvemaks. Ja minu küsimärk siin, et aga ülalpeetavuse määr, et milline see siis on ja milline see saab olema, ma arvan, et sellel ei ole tähtsust. Ja miks ma niimoodi arvan? Ma arvan, et see selgubki minu ettekandest. Nii et kõigepealt ma alustan lühikese ekskursiga ajalukku, et anda natukene nagu tausta sellele, et kust see põlvkondliku solidaarsuse teema üldse on tulnud, kas see on olnud sajandeid meiega või see on, ma ei tea, 20. sajandi poliitikute väljamõeldis. Siis ma vastan nii otse kui ka kaude küsimusele, et kas heaoluriik on siis põlvkondlikult kaldu, sest väga palju räägitakse natuke ka nagu süüdistavalt, et pensionärid ja pensionikulud on need, kuhu läheb kõik see maksumaksja raha ja mujale nagu ei jätkugi. Ja loomulikult, kuivõrd meil on täna selline tulevikku vaatav päev, siis tuleb ka küsida, et mis siis edasi saab. Ja ajaloos ma lähen päris palju sajandeid tagasi, ma lähen 16., 17. sajandisse, keskaja lõppu, uusaja algusesse ja tol ajal oli solidaarsus üldiselt perekondlik asi. See, kuidas keegi hakkama sai oma vanemate ja laste hoidmisega, ei olnud ühiskondlik mure, ei olnud toona ei sotsiaalministrit, ei sotsiaalkaitseministrit. Ja asjad hakkasid muutuma siis 17. sajandi alguses, kõigepealt Inglismaalt, kui kuninganna Elisabeth andis välja vaeste seaduse. Ja mõni aeg hiljem järgnes talle Preisimaa, ühtset Saksamaad toona ei olnud, aga nende epohhi loovate seaduste nii-öelda point oli selles, et seal pandi vaeste eest hoolitsemine riigi ülesandeks. Riik oli toona veel muidugi suhteliselt habras ja see oli pigem ikkagi
kohalik võim ja kogukond paljuski, kes seda vaesteabi pakkusid, aga esmakordselt väljus see ka siis vaesuse, puuduse ja inimhädade teema perekonna raamidest. Väga suure muutuse tõi solidaarsuse teemasse tööstuspööre ja sellega me teame muidugi, et tööstuspööre tõi majanduslikult väga palju häid asju kaasa, aga sotsiaalses plaanis tõi ta kaasa pigem probleeme. Ja üks, mis solidaarsust kõvasti mõjutas, oli see, et see mitme põlvkonna mudel lagunes ära. Mehed läksid linnadesse, vabrikutesse tööle, neile hakkasid järgnema ka naised, kuigi mitte väga massiliselt. Ja niimoodi ei olnud enam neid, kes seda põlvkondlikku solidaarsust perekonnas oleks kandnud. Nii et üha rohkem saavad vaesus ja erinevad hädad ka sotsiaalse seletuse. Ja see pilt, mis siin kõrval on, illustreeribki varajase tööstusajastu Euroopa riiki. Konkreetselt on see illustratsioon Oliver Twistist, Charles Dickensi kuulsast romaanist. Ja Oliver Twist oli üks inglise poiss, kes 9-aastaselt oli juba vabrikutööline ja nagu te näete, ta ei küsi süüa mitte oma emalt või vanaemalt, vaid oma tööandjalt. Ta elab barakkides koos teiste samavanade poistega. Ja toda aega ilmestab üpris hästi ka heaoluriigi ilmselt kõige kuulsam teoreetik Gösta Esping Andersen, kes ütleb, et naise suurim hirm toona oli kaotada abikaasa, sest soolisest võrdõiguslikkusest ei rääkinud toona mitte keegi. Aga kuivõrd sotsiaalsed probleemid olid juba muutunud tõesti sotsiaalseteks, nende põhjused olid sotsiaalsed, siis hakkasid riigiisad mõtlema ka sellele, et kas siis ka sotsiaalne kaitse ei peaks olemas olema, kas seegi ei peaks olema ühiskonna ülesanne. Ja seda meest siin sõjaväemundris ilmselt paljud tunnevad. Tema on Otto von Bismarck, Saksamaa kantsler 19. sajandi lõpus ja teda on siis peetud ka Euroopa heaoluriigi reaalseks rajajaks Saksamaal. Ja vaadake, milliseid riske siis Bismarck arvas, et riik peaks korvama. Tööõnnetused, haigus, vanadus, invaliidsus, toitjakaotus. Kas siin on midagi põlvkondlikku? Mitte väga. Toitjakaotus võib-olla, aga ka seda mõeldi rohkem ikkagi abikaasade probleemina kui põlvkondade probleemina. Nii et see solidaarsus tööstusajastul oli tegelikult lojaalsus oma ametile ja oma tööandjale. See tuli paljuski gildi traditsioonidest või siis Inglismaal vastastikuse abistamise kassadest. Ja mitte kumbki nendest, ei bismarckiaanlikud gildide põhimõtetele üles rajatud sotsiaalkassad ega brittide vastastikuse abistamise kassad ei olnud keskendunud põlvkondlikule solidaarsusele. Ja põhjus on nendes 3 märksõnas siin. Keskmine eluiga oli toona 50 aastat, nii et need põlvkonnad olid tegelikult väga lühikesed. Tööle mindi umbes 90-aastaselt, nii et sellist laste trenni sõidutamist nagu praegu, kui teismelised lapsed istuvad mugavalt tagapingil ja söövad ja samal ajal chativad kuskil telefonis, toona ei tuntud. Ja mis võib-olla kõige selline silmi avavam, kui nii võib öelda, on see, et Bismarcki ajal oli vanaduspension 70 aastat. Tähendab, pensionile sai 70-aastaselt, aga keskmine eluiga oli 50 aastat. Nii et enamik pensionini ei elanudki. Ja Bismarck ise kusjuures oli 74-aastane, kui ta otsustas, et las see pensioniiga olla 70 aastat.
Nii et kui neid rahvastikumuutusi püüda nagu suurelt kokku võtta, siis on toimunud järgmine muutus, kui me võrdleme 19. sajandi teist poolt ja kaasaegna. Ma nimetan seda vaikseks revolutsiooniks, sest see on käinud ilma trummipõrina ja suurte loosungiteta, aga ometigi on just nendes kahes tulbas minu meelest peidus see, miks tänane heaoluriik on väga suurte probleemide või küsimuste ees. Nii et see oranž tulp näitab siis tööelu, vaatame, kas see ka näitab, jah. See näitab tööelu ja me näeme, et tööelu või tööaastad on nende 2 sajandi jooksul kasvanud ainult 4 aasta võrra. Inimesed töötavad umbes sama palju aastaid nagu 19. sajandi teisel poolel. Ja kui me vaatame neid halle otsi sellel tulbal, siis me saame kokku 44 aastat, jah, kui mu matemaatika on õige. Nii et see aeg, kui inimesed ei tööta, see on jällegi keskmine, eks ju, on pikem kui see aeg, kui nad töötavad. Ja sellel ajal, kui nad ei tööta, nad väga paljuski toetuvad riigi teenustele, nagu näiteks tasuta haridussüsteemile või siis tulusiiretele, nagu näiteks peretoetused või pensionitoetused. Nii et see heaoluriigi kohustus on oluliselt laienenud, aga see osa, kust tulevad heaoluriigi tulud, on valdavalt jäänud selleks samaks. Aga mida siis sellega pihta hakati? Jätan siin vahele teise maailmasõja, ka esimese maailmasõja, mis olid tähtsad ka solidaarsuse arengus, aga lihtsalt aja tõttu jäävad need praegu rääkimata. Ja hüppan kohe 60. aastatesse, mida tuntakse heaoluriigi kuldajana. Ja kuldaeg oli ta sellepärast, et majandus tõesti kasvas, paistis, et see kasv on piiritu ja otsatu, kõigil oli tööd, riigid olid tugevad, usaldus riigi vastu ja maksude maksmise vastu oli kõrge. Ja see võimaldas siis toonast heaoluriiki ka ülal pidada. See mees nüüd siin, teravama silmavaatega inimesed näevad, mõned tunnevad võib-olla nägupidi ära, on Rootsi peaminister toonastest aegadest Olof Palme ja tema jällegi, kes näeb lugeda, on öelnud toona juba väga tähelepanuväärse lause, there exist no they and we, only us. Solidarity is and has to be indivisible. Et solidaarsust ei saa jagada, see peab olema meie kõigi oma, mitte ühtede või teiste, mitte nii, et ühed panustavad, teised saavad või saavad ainult need, kes panustavad. Ja ma arvan, et see Olof Palme mõte või tsitaat on midagi, mida me peaks tänasesse päeva üle tooma. Ja see pilt siin on samuti tähelepanuväärne toonasele ajastule. Ja kes te arvate, kes need on? Need on hipid. Mina olin siis juba nii-öelda olemas maailmas, ma isegi natukene mäletan hipisid. Minu isa vihkas neid, sest tema arvates nad ei võtnud elu piisavalt tõsiselt. Aga ma arvan, et hipid natuke iseloomustavad toonast Euroopa ühiskonda. Ja kui te siia allapoole vaatate, siis üks asi, mis kogu selle laienemise lainega tuli, oli kõrghariduse muutumine massiliseks, sest see oli töölisklassi unistus olnud sõjajärgses Euroopas. Mina tahan ka oma lapsi saata ülikooli. See polnud varem võimalik ja nüüd muutus ülikooliharidus ülikooliharidus oli tasuta, lisaks toodi
areenile mitmesugused stipendiumid, toetused, ühiselamud, kõik see tore asi, mida täna enam väga ei ole. Nii et üldiselt oli elu nagu lill ja inimesed tõesti rõõmsad. Aga rõõm ei kestnud kaua ja 80-ndatel, 90-ndatel aastatel, aga ka 21. sajandil küsivad noored, no what? Mul on küll ülikooli diplom, aga no what? Tööd ei ole, korterit ma osta ei jõua. Ja see daam siin pildil, teda te loomulikult tunnete, Margaret Thatcher, ja tema selja taga on tema põhiline vaenlane, ametiühingud, kaevurid ja kõik sellised klassikalise tööstusajastu majanduse kandjad. Nii et Thatcher tahes või tahtmatult sattus sellesse ajastusse, kus Euroopa läks üle tööstuslikult tootmiselt teenusmajandusele ja selle tõttu, mitte Margaret Thatcheri tõttu, vaid majanduspöörde tõttu ei sobitunud need kõrged ootused heaolule enam majanduse loogikaga. Makse laekus vähem, sest majandus kasvas aeglasemalt ja tekkis või ilmnes, õigemini võib öelda, et avastati selline huvitav nähtus nagu Baumoli-haigus. Ja Baumol oli üks majandusteadlane, kes avastas selle, et Mozarti keelpilli kvarteti mängimine võtab ka aastal 1979 sama palju aega nagu aastal 1634. Ja kuigi keelpilli kvarteti mängimine ei ole muutunud produktiivsemaks, siis need muusikud tahavad saada kõrgemat palka. Ja samamoodi on paljude elukutsetega, kus kiiremini ei saa asju teha. Ma arvan, et sotsiaaltöö on üks selline elukutse. Sa ei saa teha kiiremini kvaliteeti kaotamata. Ja majanduses laiemalt siis siit tekibki probleem. Tuleb maksta kõrgemat palka, aga tegelikult makse ei laeku, sellepärast, et majandus ei kasva. Ja majandus ei kasva sellepärast, et teenusmajandus on aeglasem. Sa võid kiiremini toota saapaid, tanke, vorsti, aga sa ei saa kiiremini õpetada inimesi või mängida keelpillikvartetti. Ja teine probleem ongi selles vaikses revolutsioonis inimeste eluiga pikenes ja inimesed elasid ka pensionil oluliselt kauem kui siiani. Ja mis on veel oluline, ei pikenenud mitte ainult eluiga, vaid pikenesid ka eluteed. Inimesed hakkasid tegema selliseid tavalisi asju, näiteks saama lapsi, abielluma, lahutama, kolima teistel aegadel, kui nad olid seda teinud siiani. Ja võib-olla üks suuremaid muutusi, nad hakkasid uuesti kooli minema. Ja nad hakkasid näiteks uuesti tagasi tulema vanemate koju, sellepärast, et nende abielu oli lõhki ja nad ei suutnud endale enam uut elamist osta. Nii et siin tekib see nagu teine suur konflikt vanamoodsa ja sellise lineaarse arusaamisega eluteedest ja reaalsusega, tegelikkusega. Nii et see vanamoodne arusaam, ma arvan, et mina tegelikult vist äkki võib-olla esindan veel seda vanamoodsat eluteed, on lapsepõlv, siis sa lähed kooli, õpid kõik need aastad algkoolist kuni ülikoolini, saad ameti, hakkad tööle, töötad, ühel hetkel lähed pensionile ja ühel hetkel saab lihtsalt maine elu otsa. Tänapäeval inimesed tegelevad rööprähklemisega ja isegi kui nad ei rähkle, vaid teevad seda väga nagu mõnutundes, õpivad, töötavad, puhkavad, saavad lapsi siis, kui keegi enam ei oota, et nad lapsi saavad ja ei saa siis, kui kõik ootavad, et nad saaksid lapsed. Nii et kõik see on nagu kriss-kross ja väga segamini ja see on poliitikutel juhtmed kokku ajanud, et nad ei tea enam, mida teha nende isepäisete inimestega.
Nii et kuivõrd see poliitika jäi ikka siin kinni nagu sinna 60ndatesse aastatesse, siis 80ndatel sai nagu raha otsa. Ja siis selgus, et seda üleüldist solidaarsust on väga raske jätkata. Ja esmased lahendused ütlesid, et keegi tuleb ohvriks tuua. Ja 80ndatel aastatel toodi ohvriks pensionieelikud, kui nii võib öelda, 55 pluss 55-60 aastat vanad inimesed, sest arvati, et nemad on süüdi selles, et noored tööd ei leia. Nad kui istuvad seal oma kohtadel ja ei lase noori tööturule. Ja siis hakati väga soosima ennetähtaegset pensionile minekut. Lääne-Euroopas oli see väga popp, sest pensioni asendusmäär oli kõrge ja kui sa 6000 euro asemel saad umbes 4000 kätte, siis pole ju nagu pahasti. Õige pea selgus, et see oli väga loll otsus, sellepärast, et noorte töötus ei vähenenud, aga pensionikulud kasvasid oluliselt, sest inimesed läksid varem pensionile. Siis 90ndatel aastatel otsiti teistsuguseid lahendusi ja toona oli nagu põhislaugan selles, et vananemine on see nagu põhisüüdlane kõikides probleemides ja üks selline, kuidas ma ütlen, peaaegu piibliks kujunenud raamat või raport õigemini, mille andis välja Maailmapank, ütlebki, et averting the old age crisis, et vananemine on nagu kriis, et see on nagu suur probleem, millega tuleb hakkama saada. Ja just tollest ajastust on pärit need ideed, mida väga jõuliselt propageeritakse Eesti ühiskonnas tänagi, ja ma kahtlustan, et väga paljud inimesed ei märka, et neid ideid propageerivad pankurid, kellel on siin taga otseselt oma finantshuvid. Nii et esile tõsteti siis see põhimõte, et igaüks peab iseenda vanaduspõlve kindlustama, kogu endale jõukust ja tee kõik, et sul nagu see vanadus siis normaalselt möötuks. Laias laastus oli siin kaks valikut. Liberaalid ütlevad, et saavuta finantsvabadus, väga populaarne slogan täna, ja selleks siis osta pensionifondi osakuid või lihtsalt väärtpabereid või aktsiaid või mida iganes soovid ja kindlasti osta ka kinnisvara. See on sinu pensionipõlv. Ja konservatiividel on teine lahendus, vaata, et sul oleks lapsi ja lapselapsi, sest need on sinu pensionikindlustus. Ja nagu te näete, ühtegi vasakpoolset seisukohta siin ei ole, sest 90ndad aastad või sajandi vahetus vasakpoolsetele parteidele üldiselt oli selline kõduaeg, et keegi neid ei tahtnud eriti kuulata ja nende mõju mitmete riikide poliitikas oli väike. Nii et üks oli see, et igaüks kindlustagu ennast ise ja ikka see süüdlaste otsimine lisaks siis vananemisele tuli ka teemaks ja siis leiti, et töötud on toetamise kõige vähem ära teeninud, et nad ei ole ikkagi nagu piisavalt pingutanud ja nad on liiga nipsakad, et ikka ühte tööd ei taha teha ja teist tööd ei taha teha. Nii et kõige rohkem kärbiti nendel aastakümnetel siis just töötutele mõeldud toetusi ja programme. 2000. aastad rahvusvaheliselt võtsid nagu seda neoliberaalset agendat vähemaks, aga üldiselt jäi ikkagi kõlama see seisukoht, et mittetöötamine on lubamatu luksus. Ja mulle tundub, et seda arusaama jagavad täna kõik parteid, ma ei räägi Eestist, aga ütleme Euroopast, oma ideoloogilisele värvile vaatamata. Ja nüüd siis nagu see otsene küsimus,
et kas siis heaoluriik on põlvkondlikult kaldu, et kas pensionäridele kulub nagu ebaproportsionaalselt või eakatele inimestele kulub ebaproportsionaalselt palju riigi raha või maksumaksjate raha. Siin on joonis, mis ütleks nagu justkui ette vastusse väga selgelt, aga tegelikult ta ei ütle seda vastust ette. Sest siin on nüüd jagatud need kulud, see on protsendina SKP-st, on see Y-telg, on jagatud selle järgi, kas need kulud on kompenseerivad, nad lihtsalt siis nagu kompenseerivad mingit saamata jäänud tulu, nagu näiteks haigushüvitised või töötukindlustus või siis pensionide maksmine vanadusepäevil. Ja teine liik poliitikaid on siis need, mis on investeerivad, mis peaksid inimesi nagu võimestama, andma neile rohkem oskusi ja hakkama saamist tööturul. Ja kindlasti investeerivate poliitikate all vaadatakse ka kõike seda, mis on mõeldud lastele. Laste haridus ja ka toetused lastega perekondadele. Pluss siis aktiivsed hõivemeetmed. Ja kui me neid tulpasid vaatame, siis saab öelda küll, et jah, et pensionikulud on ikka kõige suuremad kulud tänapäeva heaoluriikides. Ja see, et pensionärid moodustavad viiendiku või ka veerand mõnedes riikides juba rahvastikust, on selle taga, et seda ei saa eitada. Aga kui vaadata natuke detailsemalt, siis, ja selle juurde ma ka kohe jõuan, väga paljud pensionärid töötavad. Üks on siin teie ees. Nii et iroonilisel kombel mina maksan ise endale pensioni. Minu palgast läheb sotsiaalmaks, mida ma siis 5 päeva pärast saan Sotsiaalkindlustusametist jälle tagasi. Ja ma ei ole üldsegi mitte ainuke ja ma ei ole mingisugune muuseumiloom. Neid pensionäre, kes töötavad, on väga palju. Nii et selle juurde ma jõuan. Ja samamoodi on lugu hariduskuludega. Tänapäeval ju, vaadake seda auditooriumi siin, paljud teist veel õpivad ja võib-olla paljud kavatsevad tulla õppima, me kõiki hea meelega võtame vastu vanusest olenemata. Nii et haridus ei ole enam ammu midagi, mis lõpeb 16. või 18. eluaastaga. Nii et ka siin jagada neid kulusid nagu põlvkondlikult, et see on nüüd noortele ja see on eakatele, ei ole minu hinnangul enam õige. Ja võib-olla ühe valdkonna ma viskan siin veel õhku, millest väga vähe räägitakse, aga ma arvan, et kus need muutused on lähiaastakümnetel tulemas, on tervishoid. Ja see nagu selline common knowledge või põhivoolu teadmine ütleb, et eakatele inimestele kulub rohkem raha tervishoius, sest nad lihtsalt, nende tervenemine võtab rohkem aega. Aga kui me mõtleme jällegi nagu pikemas perspektiivis, mõtleme 1950. aastatele või isegi 1920. aastatele 100 aastat tagasi, kui palju kulus raha enneaegsetele sündidele, kui palju kulus raha kunstlikule viljastamisele, kui palju kulus raha puudega või erivajadusega laste ravile. Mitte midagi, sest nendega lihtsalt ei tegeletud. Nad kas surid või elasid oma viletsat elu. Ja mida vähem on sünde, seda rohkem riigid hakkavad meditsiiniliselt sekkuma sellesse, et neid sünde oleks rohkem. Kas keegi tegeles meeste viljatusraviga või naiste viljatusraviga 100 aastat tagasi? Ei tegelenud. Nii et selles mõttes ka tervishoius ma arvan, et vajame palju rohkemat teadmist ja ka pikemat vaadet sellesse, et milliseks kujunevad tervishoiukulud lähema 25 aasta jooksul. Nüüd sellest, mida poliitikud on märganud, et ma siin enne
ütlesin, et nad ei ole pannud tähele neid suuri muutusi, mis inimeste elus on toimunud. Aga üht kui teist on ikkagi tähele pandud ja tähele on pandud põhiliselt siis tööelus toimunud muutusi. Sellest on väga palju räägitud, kuidas tööelu üldse on muutunud ja mina korjasin siin välja need asjad, mis siis puudutavad just põlvkondi ja võib-olla eeskätt vanemaid põlvkondi. Nii et pensionieast hiljem ehk aastates 65–69 on tööturul 13% inimesi Euroopa Liidus. Põhjalas ja Baltikumis 2 korda nii palju ehk veerand nendest, kes on pensioniealised, jätkavad töötamist. Ja circa 1/3 nendest, kes töötab, ei tee seda rahalistel põhjustel. Ja juba see, et Põhjalas ja Baltikumis on see töötavate pensionäride arv ühtemoodi kõrge, ütleb seda, et siin ei ole alati nagu see leivateenimise vajadus. Millest ei ole võib-olla palju räägitud, aga mis statistikas juba on välja tulnud, on see, et eakate hõivesektorid teisenevad. Eestis ma ütleks, et me seda väga ei näe veel. Ja meil tihti juhtub ikkagi, et vanemad inimesed teevad lihtsamaid töid ja ka vähem tasuvamaid töid. Aga jällegi rahvusvaheliselt on näha, et eakate hõive kasvab ka kõrget kompetentsi või oskusi vajavates erialades, nagu haridus, tervishoid, hoolekandesektor ja kindlasti on see üks tulevikutrendidest. Selle kõrval, et eakate hõive kasvab ka 55+ vanusegrupis, näeme me seda, et noorte hulgas mitteaktiivsus, ma ei julgeks öelda, et ta lausa kasvab, aga see on tendents, mida jällegi analüütikud on tähele pannud ja millel on mitmeid probleeme taga. Ja kui paarkümmend aastat tagasi hakati rääkima NEET-noortest, siis arvati, et need on kõik sellised, kuidas öelda, sellised õnnetud poisid ja tüdrukud, kes lihtsalt koolis ei saa hakkama või kes ei ole endale leidnud tööd. Ja nüüd selgub, et tegelikult see on väga kirju seltskond ja need noortest 5% ei tahagi töötada. Nad ei õpi, ei tööta, nad ei tee mitte midagi. Õigemini see ei ole tõsi, et nad ei tee mitte midagi. Õigem on öelda, et statistika ei ole veel suutnud nagu aru saada, et millega nad tegelevad. Ja mis on võib-olla ka tähelepanuväärne, et kuidas põlvkonnad välja tulevad siis uutes hõivevormides. Näiteks FIiendus või selline iseendale tööpakkumine on Lääne-Euroopas palju rohkem levinud kui meil. Ma tean mitmeid oma kolleege, kes on ülikoolidest emeriteerunud ja alustanud mingi oma konsuldifirmaga või mingi väikse ettevõttega. Ja platvormtöötajate osas on samamoodi, et kui me siin linnapildis näeme, et need on tavaliselt sellised noored 20. aastates meesterahvad, siis laiem pilt ütleb, et see ei ole üldsegi ainult niimoodi. Küll aga on praegu näha seda, et sellistes professionaalsetes digiteenustes, nagu näiteks keeleõppe või konsultatsioonid, on eakaid inimesi vähem. Ja mis on jäänud siis märkamata? On jäänud märkamata see, et demograafiline sõltuvus ehk siis vanus, kui sa ei suuda iseseisvalt füüsiliselt toimetada või vaimselt toimetada, demograafiline sõltuvus ei võrdu majandusliku sõltuvusega. Ja noor põlvkond, ütleme niimoodi, on majanduslikult haavatavad, aga demograafiliselt tugevamad
nad suudavad ise kõike teha, ümber maailma rännata, aga neil ei ole raha, et osta endale eluaset. Ja eakad on jälle majanduslikult paremas positsioonis kui varem. Ja ka selle kohta on statistika, mida peetakse ka kriitiliseks, et tänastel 60-70 aastastel on varandus kasvanud palju kiiremini viimase, 10-20 aasta jooksul kui noorte põlvkonnal. Ja seda Lääne-Euroopas peetakse nagu väga tõsiseks ohumärgiks. Veel kord siis see üle korratud, et noorus ja eakus on teisenenud, mitte ainult pikenenud. Noorus on juba 30-35 esimest eluaastat ja eakus on siis teistest otsast umbes ka 30 eluaastat, 60-90, täiesti tavaline juba eluperiood. Ja see on tekitanud või kutsunud teadlasi väga mitmeid uusi teooriaid siis testima ja välja töötama. Üks nendest teadlastest on Rootsi rahvastikuteadlane Ingmar Skog, kes on longituudselt uurinud siis põlvkondi juba 30-40 aastat. Ja tema on tulnud välja siis sellise metafooriga, et 70 on uus 20, mis laias laastus ütleb, et 70-aastaste elustiil on selline nagu 20-aastastel enam-vähem. Aga on teatud erinevused. Ja kui me vaatame siin neid, kes on sündinud 50-ndatel ja on praegu siis 70-ndates eluaastates, ja siis võrdleme neid, kes on sündinud sajandi vahetusel ja on praegu 25-aastased. Siis need 70-aastased seksivad rohkem, joovad rohkem ja on õnnelikumad. Ka seks teeb neid rohkem õnnelikumaks, aga need, kes on 25-aastased, ei joo, ei seksi, on depressioonis ja pidevas ärevuses. Muretsevad kõige pärast, sellepärast, et nad joovad ja sellepärast, et nad ei joo. Sellepärast, et nad seksivad ja sellepärast, et nad ei tee seda. Ja mis sellega peale hakata, ma arvan, et poliitikud ei ole sellele veel mõelnud. Nii et mis on siis lahendused? See asi seal paremal, mis sarnaneb võib-olla EKG-ga, näitab tegelikult, et kus on eluteel suuremad riskid ja kus on vähem riske, et kus riiklikku sekkumist on vähem vaja. Ma ütlen ausalt, et see on täiesti vaba käega joonistatud, nii et kui see Y-telg näitab heaolu taset, siis see on minu tunnetuslik väärtus, see 3 või 5. See lihtsalt näitab, et kas rohkem või vähem. Ja siin me näeme siis, et üks eluperiood, mis on jäänud tähelepanuta ja kus inimesed vajavad riiklikku toetust, ongi üleminek nooruselt täiskasvanu ikka. See periood, kus inimesed on vanemate kodust lahkunud, tahavad alustada oma elu, aga neil ei jätku selleks ressursse. Ja teine selline kriitiline periood on üleminek siis tööelust pensionielule. Siin on väga palju, seda tehtud paindlikumaks ja valikuid rohkemaks, aga mitmed uuringud näitavad, et pensionieelikud on vaimselt ja enesehinnanguliselt nagu halvemas olukorras kui need, kes juba on pensionil. Sest kui sa juba saad pensioni, siis sul on nagu mingi selline turvavõrk olemas. Sa tead, et sul iga kuu ikkagi laekub midagi. Aga 55-60-aastased inimesed, mitte ainult meil, aga ka Põhjala heaoluriikides ütlevad, et kui sa siis jääd töötuks, siis on väga vähe šansse, et keegi sind uuesti palkab. Ja siis heaolu halveneb juba järsult siin vanaduse viimasel kümnendil 85-95 aastat. Nii et see vanadus on kindlasti nihkunud ja need, kes on siin 60-ndates, 70-ndate aastate eluaasta algusel, tunnevad ennast
tänapäeva ühiskonnas reeglina päris hästi. Ja eelviimane slaid. See on üks skeem, mis mulle väga meeldib, aastaarv on siin kahjuks valeks läinud, see on pärit aastast 2015 ja see näitab, et mida võiks teha, et seda elukaare lähenemist nagu reaalselt rakendada. Ja siin me näeme seda, mis on jätkuvalt praegu, et on kool, siis on tööelu, mis kestab siis kuskil 45 aastat umbes, ja siis on pensionipõlv. Ja inimesed tüdinevad töötamast. Ja see on see, miks noored võib-olla otsustavadki mitte midagi teha, sest nad natukene nagu kardavad seda tööelu ja seda, et sa kaotad oma vabaduse. Ja lahendus on siis selles, et need põhilised elufaasid, tööl käimine, õppimine ja puhkamine vahelduksid kogu elu vältel. Et sa ei ole nii, et kui sa 25-aastaselt lähed tööle, siis sa esimese pikema puhkuse saad 65-aastaselt. Et miks see võiks olla nii, et sa 5 aastat töötad, siis saad pool aastat puhkust. Ja siis sa saad koolituse, või sa saad aasta puhkust, siis sa saad koolituse, et ennast uuesti nagu vormi viia ja nii läheb see edasi. Nii et kogu jutu lõpetuseks. See on ka leitud fraas selle ettekande ettevalmistamiseks, et me ei peaks nagu mõtlema sellele põlvkondade vahelisele solidaarsusele, et kes panustab rohkem ja kes saab võib-olla teenimatult rohkem ja kes on süüdi, et kõik need arutelud on sellised negatiivsed ja kuhugi ei vii. Aga kui me mõtleme sellele multipõlvkonna ühiskonnale, et meil ongi selline kirju ühiskond ja meil ongi need 70-aastased, kes elavad nagu 20-aastased, siis ma arvan, et elu on natukene lõbusam. Aitäh kuulamast! Jaa, Anu, väga hea start. Kui sobib korraks, ma paluksin ikkagi teid siia ette tagasi, et mõned küsimused ka. Ja. Ingrid muidu pärast vaatab, et ma ei tee midagi, ainult istun ja kirjutan siin neid häid mõtteid ülesse. Ja õnneks ei olnud väga palju küsimusi ka, nii et ma saan ise küsida. Jälle hea tunne. Korra lihtsalt jäigi mõte lendama, et panin sinna mõttes kuskile sinna 19. sajandi algus ja siis veereb see kaless kuskilt sealt sadama poolt, läheb sealt mäest ülesse, jõuab sinna rannavärava juurde ja siis seal see linnavalvur peatab kalessi ja küsib, et kuhu lähete ja siis kalessis pistab pea välja. Huvitav, ütleb jälle eesti keeles vastab. Miks sa eesti keeles rääkisid? Von Fokis räägivad eesti keeles, nii et ju mul ka eesti keeles sellepärast peas. Ja siis vastabki, et viin last trenni. Et kujuta ette, et üldse ei kujuta ette, eks ju, et 19. sajandil midagi sellist oleks, aga täna, kui sa ikkagi ei vii last trenni, siis sa pead kohtuma juba kellegiga, kes annab nõu sulle, et mis sul viga on, et miks sa ei vii. Ja teine asi tuli meelde, see nüüd on päris, ja see ei olnud nüüd puhtalt sellepärast, et juttu siin oli sellest seksi asjast. Nädalavahetusel kohtusin Vormsi saarel Mare Mätasega, kes teadupoolest on siis Kihnu saare maailmakaardile viia ja tema täiesti siiralt rääkis sellest, et ka Kihnu saare traditsioon on muutumises, et kui veel sajand tagasi kõik teadsid, kes kellega mitu korda, milline see seksuaalelu oli, siis täna enam ei teata. Nii et see põhjus võib olla selles, et noored tõesti teevadki vähem, sellest nad ei tea midagi. Aga see pigem kirjeldas seda, kuidas selle saare enda elu on muutunud. Aga kui nüüd hästi tõsiseks minna, siis võib-olla natukene ikkagi sellele poliitikule ka nagu nõu anda, et kui see 2023, see on väga huvitav number, et meie keskmine vanus kasvab 0,8 aastat. Mida see siis tehnilises mõttes tähendab? On olemas selline asi, kosmose tehnikas või raketi asjanduses eriti on teada, see on paokiirus. Et kui kiire peab olema kiirendus, et väljuda maa orbiidilt, et hakata lendama siis kuu või päikese poole. Ja
ja seal on seda kiirust siis vaja teatud numbrini ja kui mõelda, et 0,8 on ju sisuliselt igavese elupao kiirusele nagu väga lähedal. Eks, et 0,2 aastat veel põhimõtteliselt ja elan 1 aasta ja tegelikult selle aasta jooksul saan 1 aasta juurde, kui niimoodi hästi üksik inimese peale mõelda, eks ju see asi. Et see nõuab ju täiesti mingit teistsugust lähenemist inimese elu korralduslikus küsimuses, Anu, et natukene võib-olla sellel teemal, et mis need valdkonnad on, kuhu peaks rohkem tähelepanu poliitikal elukorralduse tegijatel jätkuma? Jaa, see on keeruline vastus. Ülikeeruline. Ma võib-olla seda optimismi jahutaks, et kas on lootust, et need, kes on täna 40-aastased, elavad 120-aastaseks, seda ei juhtu. Korraks oleks võinud, Anu. Korraks oleks võinud hoida meil seda, meil on sotsiaaltöö päev. Ja sotsiaaltöötajaid on vaja veel, nad töötavad ka 110-aastaselt, eks ju, osutavad teenust. Ei, loomulikult erand kinnitab reeglid, aga praegune rahvastikuteadus nagu näitab, et on teatud platoo, kust edasi nagu eluiga ei pikene, et selles mõttes see kosmoseraketi metafoor siin võib-olla ei päde, et see rakett ei jõua sealt me geenid viskavad vingerbussi ikkagi, nad saavad aru, et enam ei toimu paljunemist, aga ikkagi see tähendab ikkagi täiesti teistsugust ühiskonda, kus me juba tegelikult elame. Ja ma ütleks, et ma arvan, et üks asi, mida ühiskonnalt ja kõigilt, ma ei tea, see poliitikutesse ei puutu, nagu paljud asjad tegelikult ei puutu poliitikutesse. Nad võivad Toompeal istuda. Nad on need, kes tulevad paraadi lõpus enamasti. Just. Aga ma arvan, et üks asi, mida see vananev ühiskond vajab, on tempo allavõtmist. Et kui me mõtleme liiklusele, siis, ja minul on see, ma olen nagu Taimitulva ja paljud sotsiaaltöö inimesed Võrumaalt, kus juures need see on huvitav kants, kust sotsiaaltöö nagu kasvab. Ja Võrumaal on autojuhid on palju vanemad ja nad sõidavad teistmoodi, et nad on natuke riskantsed ka selle tõttu, et nad reageerivad aeglasemalt ja võib-olla kujutavad ette, et tema üksinda ainult on liikluses. Aga ma ütleks, et nad ootavad seda hetke, kui nad on üksinda. Aga ma ütleks, et nad on vähem riskantsed kui sellised, vanasti öeldi rullnokad mingil ajal, et sellised rullnokad, kes väga ootamatult võivad midagi teha. Nii et see tempo alla võtmine, et vana inimene on aeglasem, et ta on poes kassas aeglasem, ta on liikluses aeglasem, ta võib-olla see nagu arusaamine on natuke aeglasem, et kui ta on raamatukogus, siis ta valib seal kauem. Ja ma arvan, et see on midagi, millega me peame harjuma, nagu igapäevaelus. Tähanu. Ma mõtlen seda, et nii kui rullnokad kõlasid, et siis te vaatasite mind ikkagi, et tundsin ennast ära küll selles olukorras. Ja lihtsalt saalile on muideks hea uudis, et kui me räägime nendest neetnoortest või niitnoortest, eks ju, siis see protsent tõesti on seal kuskil ja ma jäin ise mõtlema, et kas Eesti statistika, kes uurib, et millega noored tegelevad, et kas nad märkavad selle näiteks, et siin nädalavahetusel võitis just nimelt Eesti noor Counter-Strike Go turniiri. See on arvutimäng. Ja kes arvab, et mis seal ikka võitis selle turniiri, arvake edasi. Bukarestis toimub järgmine turniir, mille auhinnafond on 1 250 000. Nii et tasub mõelda selle peale, et äkki tõesti on 70 uus 20. Ja. Et arvutimängud on ka ju termin tõsimängud, et nendesse ei maksa nagu üleolevalt suhtuda arvutimängudesse ja nendesse, kes arvutimänge disainivad või välja mõtlevad. Et sellest võib saada, juba ongi saanud majandusharu. Ja ka eluviis lõpuks tõenäoliselt. Ja eluviis, aga jällegi ma ei mäleta enam, kust ma seda lugesin, aga on tuvastatud või väidetakse, ütleme niimoodi, et innovatsioonivõimekus on suurem noorematel põlvkondadel. Nii et arvata nüüd, et 70-aastane hakkab ka seal arvutimänge disainima, võib-olla on natuke liiga optimistlik. Jällegi erandeid võib olla, aga... Aga mängima ikkagi võivad hakata. Mängida ikka võib, jah. Anu Toots, suur aitäh. Väga meeldiv ettekanne, väga tore.